Trump painutas Euroopat, sest tõi Gröönimaa lauale ja sundis Taanit, Euroopa Liitu ning NATO liitlasi reageerima Ameerika Ühendriikide tempos. Esmaspäeval, 2026. aasta 8. juunil kriis süvenes taas. Pärast seda, kui Marco Rubio kinnitas Ameerika Ühendriikide kongressis, et läbirääkimised Taani ja Gröönimaaga kulgevad hästi ja et Washington peab igakuist dialoogi saare strateegilise kasutamise üle kaitse eesmärgil. Euroopa püüdis Trumpi avaldust provokatsioonina käsitleda. Taani seisab vastu, Gröönimaa muutub sõjaliseks etturiks, Euroopa Liit püüab uut tariifitüli vältida ja Trump näitab, et kui ta teema üles võtab, tormavad liitlased vastama. Mida Trump tegelikult tahab? Miks Euroopa häirekella lõi? Kuidas sai Gröönimaast uus survepunkt Brüsseli vastu? Ma räägin sulle kohe kõigest sellest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja selge sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Marco Rubio rääkis sellest juhtumist Ameerika Ühendriikide esindajate kojas toimunud kuulamisel. Talt küsiti olukorra kohta Gröönimaal, mis on Taani kuningriigiga seotud autonoomne territoorium. Küsimus oli lihtne. Kas Ameerika Ühendriigid peavad omama maad NATO sees, et seda kaitsta? Rubio tunnistas, et saar kuulub Taani koosseisu, kuid lisas väljendi, mis pani Euroopa häirekellad tööle. Praegu ei olnud see lihtsalt tühine detail. See näitas, et Trumpi valitsus ei ole seda teemat hüljanud. Vastupidi, see viis vaidluse diskreetsemasse, diplomaatilisemasse ja eurooplaste jaoks ohtlikumasse faasi. Sest nüüd ei avaldus surve mitte ainult avalike avaldustena, vaid pideva suhtlusena valitsuste vahel. Kõige olulisem teave on see, et Ameerika Ühendriigid arutavad igakuiselt Taani ja Gröönimaa ametnikega saare kasutamist kollektiivkaitseks. Ja see muudab arutelu kaalu. Me ei räägi ainult sümboolsest ostust, teravast väljaütlemisest või Kopenhaageni provotseerimisest. Washington vaatab Gröönimaad kui kaitsebaasi, kui jälgimispunkti. Siin paneb Trump Euroopa surve alla, sest ta sunnib liitlasi arutama julgeolekut tema valitud tingimustel, tema seatud ajal ja tema enda loodud surve all. Gröönimaa hirmutab Euroopat, sest see ei ole lihtsalt suvaline saar. See asub strateegilises asukohas Põhja-Ameerika, Põhja-Atlandi ja Arktika vahel. Ameerika Ühendriikide jaoks on sellel asukohal otsene sõjaline väärtus. Ptuvki baas, endine Thule baas, toimib juba Ameerika sõjaväebaasina Gröönimaa territooriumil ning osaleb raketiohu hoiatamises, raketitõrjes ja kosmose jälgimises. Ehk siis, Trump ei leiutanud selle piirkonna tähtsust tühja koha pealt. Ta tõi poliitilisse debatti lihtsalt selle, mida Ameerika kindralid, diplomaadid ja strateegid on aastakümneid näinud. Kes kontrollib paremini seda piirkonda, omab eelist Põhja-Atlandi kaitses. Taani reaktsioon näitab, et teema pole enam nalja aasi. 2. juunil 2026 esitas peaminister Matt Frederiksen pärast enam kui 2-kuulisi sisemisi läbirääkimisi oma uue valitsuse tegevuskava. Prioriteetide hulgas oli vastuseis Trumpi survele Gröönimaa suhtes ja Taani kuningriigi suveräänsuse kaitsmine. See näitab surve ulatust. Väike, kuid NATOs oluline Euroopa riik pidi Gröönimaa seadma oma uue poliitilise etapi keskmesse. Kopenhaagen teab, et iga järeleandmist nähakse Washingtoni ees taganemisena. Euroopa Liit sai samuti sõnumist aru. Samal päeval tegi Euroopa Parlamendi komisjon sammu, et täita kaubanduslepingu punkte Ameerika Ühendriikidega ja vältida uut tariifikonflikti Trumpiga. See samm hõlmab tariifide vähendamist Ameerika tööstuskaupadele ja paremat ligipääsu USA põllumajandustoodetele ja kalale, samal ajal kui Euroopa Liit püüab takistada Washingtonil survet suurendada uute tariifidega. Tegelikult püüab Brüssel kaubanduslikku pinget leevendada ajal, mil Trump avaldab Gröönimaa suhtes geopoliitilist survet. Euroopa ei soovi 2 avatu rindejoont korraga, üht kaubanduses ja teist Arktikas. Trump kasutab seda kombinatsiooni poliitilise täpsusega. Ta avaldab Taanile survet Gröönimaa pärast, survestab Euroopa Liitu kaubanduses ja sunnib NATOt tunnistama, et Arktika julgeolek sõltub üha enam Ameerika Ühendriikidest. Vana Euroopa eliit püüdis jätta mulje, et nad võivad Trumpi eirata, kuid tegelikkus tuli kiiresti ilmsiks.
juhtum teeb Euroopa Liidule muret, sest see paljastab vastuolu. Brüsselile meeldib rääkida strateegilisest suveräänsusest, Euroopa autonoomiast ja sõjalisest iseseisvusest, kuid ta sõltub endiselt Ameerika kaitsest tundlikes valdkondades. Gröönimaa näitab seda otseselt. Saar kuulub Taani kuningriigi koosseisu, kuid kõige olulisem sõjaline struktuur seal kuulub Ameerika Ühendriikidele. Ballistiliste rakettide vastane kaitse, kosmosealane hoiatus ja Arktika jälgimine sõltuvad Ameerika kohalolekust, mida Euroopa ei suuda asendada. Donald Trump mõistis seda nõrkust ja vajutas täpselt valusale kohale. Rubio tegi selgeks, et need vestlused jätkuvad ja kui ta ütleb, et loodab mingil hetkel häid uudiseid, mõistab Euroopa, et Trumpi valitsus liigub süsteemi sees edasi, ilma et oleks vaja kohe mingit katkestust välja kuulutada. Surve avaldub ka seetõttu, et Gröönimaal on kasvav majanduslik ja geopoliitiline väärtus. Arktika on muutunud vaidlustatumaks piirkonnaks mereteede, loodusvarade, strateegiliste mineraalide ja suurriikide sõjalise kohaloleku tõttu. Venemaa ja Hiina jälgivad piirkonda huviga. Ameerika Ühendriigid ei taha oodata, kuni Euroopa Liit liiga hilja ärkab. Trump käsitleb Gröönimaad kui riikliku julgeoleku seisukohalt olulist piirkonda. Tema jaoks pole mõtet jätta elutähtsat piirkonda Euroopa bürokraatide hooleks, kes räägivad palju, kuid kriisi korral sõltuvad Ameerika jõust. Ajalugu aitab mõista, miks see teema alati tagasi tuleb. 1946 aastal pärast teist maailmasõda pakkus president Harry Trumani valitsus Taanile Gröönimaa eest $100 miljonit kullas. Ettepanek lükati tagasi, kuid Ameerika Ühendriigid säilitasid saarel sõjalise juurdepääsu ja kindlustasid hiljem oma kohaloleku kaitselepingute kaudu. See näitab, et Donald Trump ei tulnud absurdse ideega lihtsalt tühja koha pealt välja. Ta tõi tagasi vana Ameerika julgeoleku nägemuse. Gröönimaa on Ameerika Ühendriikide strateegiliste kaalutluste jaoks liiga oluline, et sellest kõrvale jääda. Teised riigid on tundlikes piirkondades juba samamoodi käitunud. Venemaa käsitleb Arktikat kui sõjalise prioriteedi tsooni ning tugevdab põhjas baase, radareid ja marsruute. Hiina püüab end esitleda kui Arktikale lähedast suurriiki, kuigi tal pole selles piirkonnas territooriumi, sest ta teab, et tulevikus võivad marsruudid ja ressursid olla määrava tähtsusega. Ühendkuningriik on alati kaitsnud otsustavaid mereteid, et kontrollida läbipääsu, kaubandust ja kaitset. Trump vaatab sellele olukorrale ilma romantikata. Tema arvates kaitsevad tugevad riigid strateegilisi positsioone enne, kui vastased selle ala hõivavad. Erinevus seisneb selles, et Trump ütleb seda paljult välja. Euroopa eelistab pikki koosolekuid, ebamääraseid avaldusi ja diplomaatilist keelt. Eelistab otsest survet. Nii oli see tariifidega, nii oli see NATO kaitsega ja nüüd on see nii Gröönimaaga. Euroopa võib küll Trumpi stiili üle nuriseda, kuid peab siiski tegelema Ameerika poliitika jõuga. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Jäta sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milson Alvese kogukonnaga.